aga kvaliteetset suhet me saame ainult luua läbi selle, et me panustame oma aega ja energiat sellesse suhtesse. Kvaliteetajast rääkides, palju üks suhe päriselt vajab kvaliteetaega nagu, ma ei tea, nädalas või iga päev, et sul on kindlasti selline kvantitatiivne aeg, et sa lähed koju, sa teed süüa, aga see ei ole kvaliteetne suhtele pühendatud aeg, ilmselt kui just mõlemale ei meeldi väga süüa teha ja see ei ole teie asi, mis te koos teete. Aga et lapse kasvatamine ja söögi tegemine ja koristamine ei ole ju suhtele nii-öelda kvaliteetaeg ja see tahes-tahtmatu ju mõjutab siis pärast sinu tööelu ka, sest eraelu mõjutab tööd. Et kuidas seda kvaliteetaega võtta ja kui palju seda olema peaks? Et me saame seda kvaliteetaega tekitada juurde väikeste asjadega. Et kui sinu mees või naine tuleb koju, siis ära ole telefonis, vaid mine tal ukse peale vastu. Kallista teda, küsi, kuidas kallis läks sinu päev. Küsi, et kas ta tahaks teed või on tal hetke aega vaja enda jaoks. Et kui me läheme üksteisest mööda, et me puudutaksime, et me lihtsalt vahest võime ju minna kallistada, lihtsalt hoida. Lihtsalt, et meil oleks seda intiimset lähedust, seda emotsionaalset lähedust, et me räägiksime rohkem, et me jagaksime, mida me täna tundsime, mida me kogesime, mida me uut avastasime. Mitte see, et meie ainukesed vestlused on sellest, et kas sa poes käisid, lapsel trenn lõpeb kell 5, teate unustas spordikoti sinna spordihalli, vaid et me jagaksime rohkem seda, mis toimub meie sees ja igapäevaselt. Ja on tehtud teaduslikud uuringud, et õnnelikud paarid jagavad nädalas üksteisele seda, mis nende sisemaailmas toimub, 15 tundi. See on päris palju. See on peaaegu 2 tundi päevas, eks ju. Aga ma olen oma koolitustel küsinud, et kas teie jagate ja kas te küsite, siis ikkagi mõnes mõttes on see, et me oleme kuidagi pinnapealselt kipume olema, kui me pole teadlikud. Aga kui me oleme teadlikud, siis järjest rohkem ja rohkem. Meil on ju soov tegelikult lõpuni üksteiseni jõuda, lõpuni üksteist tundma õppida, lõpuni aru saada tema soovidest ja vajadustest. Et see on nagu nii ilus mõte, et armasta oma meest nii, nagu mitte keegi kunagi pole teda armastanud. Armasta oma naist nii, nagu mitte keegi kunagi pole teda armastanud. Me kõik vajame tähelepanu. Olenemata sellest, kas sa oled mees või naine. Ja tööl on ju ka hästi oluline, et meid märgatakse. Me kõik tahame olla nii, et meid märgatakse. Keegi ei taha olla iseenesest mõistetav. Kuidas sa nagu suhtes, selles suhtes, et sa ju pärast tööpäeva tegelikult oled väsinud, eks ole. Et kuidas nagu leida see energia endas, sest et nii lihtne on istuda diivanile, võtta kätte telefoni, hakata rullima või siis võtta Netflix lahti või TV3 uudised, aga see, kui sa koos uudiseid vaatad, ju ei ole kvaliteetaega oma kallimaga, eks ole. Et kus sa leiad selle motivatsiooni? Mina soovitan mis on hästi tore ja lihtne tegevus, et kui lapsed on piisavalt suured juba, et kas või pooleks tunniks minna koos oma kaaslasega jalutama. Ja võt seal jalutamise ajal siis jagada, mis päeval toimus, eks ju, hoida käes kinni, kallistada, vaadata kaunist loodust, et märgata neid väikeseid pisiasju, mis on meie ümber ja olla tähelepanelik. Et kõik taandub ikkagi sellele, et kas me tahame seda aega võtta. Kas meil on teine teisega hea koos olla? Kui meil ei ole teine teisega hea koos olla, me oleme emotsionaalselt üksteisest kaugenenud, siis me ei leiagi seda aega. Aga et me peame kõik meelde jätma, et jah, me oleme küll lapsevanemad, aga lapsed kasvavad kodust välja. Oskus jääda oma partneriga intiimselt, emotsionaalselt lähedaseks, kõige suuremaks sõbraks on kunst. Aga see tähendab seda, et me iga päev tegeleme enda suhtega. Kui me oleme ettevõtjad, siis me teame, et me peame panustama sinna. Suhtega on täpselt samamoodi. Me saame suhtest kõik selle kvaliteedi tagasi läbi selle, kui palju kvaliteetset aega me ise sinna panustame. Ja me ei saa näpuga näidata, et kallis, sina ei tee seda teist või kolmandat. Kui sina soovid suhtesse muutust, siis ole ise see, kes teeb esimese sammu. Ja see vist kipub nii olema, ja. Et see, kui sa tahad suhtesse muutust, aga samal ajal näiteks vaatad enda e-maile, mis sul töölt tulevad, et teed nagu ületunde. Sa ütled küll, et ma korraks ainult vaatasin, aga see võtab ikkagi fookuse ja sinu elukaaslaselt ära lõpuks. Ja kas või kokkulepped teha, et näiteks õhtul peale 8, me ei ole telefonis, et õhtul me kodus peale 8 arvutit lahti ei tee, et meilidele ei vasta, et kui ma räägin sinuga, näiteks mul oleks telefon laua peal ja see vilgub kogu aeg, et mingid sõnumid tulevad sisse. Isegi kui ma räägin sinuga, sa tunned,
et ma pole 100% kohal. Aga me kõik tahame tunda seda, et kui ma midagi jagan, siis minu kaaslane on minuga 100%. Et need on just sellised nagu märkamised ja just sellised väikesed asjad, mida me saame anda suhtesse, et see oleks kvaliteetne. Ja seda kvaliteetset suhet me saame luua ise. Ja kui meile midagi ei sobi, näiteks, et kallis, et kui ma sinuga räägin ja sa ei vaata mulle silma, siis ma tunnen ju, et sa ei kuula mind. Mees võib öelda või naine võib öelda, aga ma kuulan sind, eks ju, aga tegelikult ei kuula. Ei ole kohal, et seda kohalolekut peaks suhtes kindlasti rohkem olema. Ja kas või sellised, kui me õhtul oleme, et me kaisutaksime, et kui me läheme, näiteks meil on mingi lemmikseriaal õhtul, et me tahame mõlemad seda koos vaadata, siis püüdke ka niimoodi, et ei oleks üks ühes diivani otsas, teine teises diivani otsas, vaid hoidke käes kinni või pugege üksteisele kaisu, et me selliseid väikeseid killukesi lisaksime juurde ja paari suhe läheb aastatega ainult paremaks läbi selle, kui me rohkem ka ise sinna seda aega ja energiat tõesti panustame. Kas tööasjadest võib üldse nagu rääkida? No sest, et nagu töö on nii suur osa meie elust, eks ole. Ja et kas see nagu kuidagi mõjutab meie suhteid halvasti ka, sest et tööasjades sa võid olla väga palju nagu eriarvamusel, et kui sul nagu elukaaslane jagab sinuga mingit tööl juhtunud asja, et sa võib-olla ei ole ju samal arvamusel, siis te lähete omavahel tülli seal ja siis te kogu aeg mõtlete ja räägite ainult tööst, et kas see võib olla üldse välja visata või? Et tööasju ikka võib kodus rääkida, aga seal peab kindlasti olema mingisugune piir, ütleme, et kui näiteks mees ja naine töötavad mõlemad ühes ettevõttes ja nad on tööl päeval koos ja nad õhtul veel jagavad, siis kus on see paari aeg, eks ju, et siis ikkagi tuleb leppida kokku, et kui palju me siis kodus neid teemasid räägime ja et kui me kogu aeg 24/7 oleme ainult töökaaslased ja arutleme neid probleeme ja võtame need koju kaasa, siis see ikkagi, ma arvan, et see paari suhte kvaliteet hakkab pigem langema, mitte see head kindlasti ei tee.